Tulime täna Elvasse Tartumaa Tervisespordikeskusesse, et kajastada noorte riigikaitse teemalist suvekooli. Lähme vaatame, kuidas meil kriisitöötoas ja laskmas läks. Esimeseks ülesandeks oli niinimetatud kriisimäng ehk teisisõnu läbi teha olukord, kus puuduvad igapäevased ühiskonna toimimiseks inimesele vajalikud elemendid, nagu vesi, toit, elekter ja infovahetus kriisiolukorras. Mängu läbitegemiseks jagunesime 5–6 liikmelistesse meeskondadesse ja variatiivsuse mõttes infiltreerusime mina ja Liisa erinevatesse tiimidesse. Igale tiimile oli ette nähtud üks teema kategooriatest, millele tuli leida lahendus. Minu seltskonna teemaks oli aga toit, ehk pidime arutama, kui palju toitu on tarvis kriisiolukorras ööpäevas, kust seda saada ning millised varud peavad olemas olema. Võtame võib-olla perekonna, siis klassikaline perekond, ema, isa, 2 last, jah. 4 inimese toiduvarud on kätte. Korteris on tavaliselt mingisugused kuivained juba olemas, leib, sai, mingid piimatooted kannatavad ilmselt 3-4 päeva võib-olla, kui sa ei ostnud kõige värskemat. Lapsed ja ema jääks ellu. Minimaalne. Isaga on kõige raskem, isa on kogukam natukene ja vajab rohkem liha, proteiini. See on nagu mugavus oleks see, aga saad hakkama sellega väga hästi. Liisa meeskonna teemaks oli aga, kus saada usaldusväärset infot kriisiolukorras. Kui palju te muidu ise nagu teate sellest, kui kriis tuleb, et kust siis? Mul on kas ole valmis apteegi. Mul on endal juba niimoodi, et mul on kott pakitud ja kui igaks juhuks, kui minema peab kuskile. Mul on ka kodus, mul on nagu varud ja kõik olemas. Mis siis teete, kui sõda tuleb? Ma ei tea, ma mõtlesin ka selle peale, et läheks kuskile, aga nagu samas ma ei tea, tahaks nagu aidata kuidagi. Ma ei tea, mul ongi üldiselt see, et ma olen väiksed saadikud kodutütar ja siis ma olen veel noorpäästja ka, et siis mul ongi nagu see, et alati ma tahan aidata kedagi, kes ei saa, nagu, kellel on abi vaja, siis ma alati aitangi kõike. Kas teil nagu, igav ei ole, et kui te nagu igapäevaselt hobina tegelete kodutütreks olemisega, siis informatsioon, mis te sealt saate või infoväli on ju suhteliselt sarnane? Ma ei tea, mul ei hakka isegi kui info kordub, siis nagu meil tavaliselt räägitakse neid lugusid hästi palju omast kogemusest ja neid on alati erinevad. Kriisiolukorra töötuba viis läbi ellujäämise ekspert Toomas Tõnisson. Kasutasime võimalust ja vestlesime temaga lähemalt kriisivalmidusest. Kuidas saaksid noored olla rohkem teadlikud kriisivalmidusest? Kõige lihtsam on riigikaitseõpe ja Kaitseliit muidugi, noored kotkad või kodutütred ja seal on palju, aga peale selle on kõige kogenumad on nende vanaisad. Küsigu nende käest. Nemad teavad, kuidas hakkama saada eriolukordades. Nemad on nii palju eriolukordades näinud, et nooremad lihtsalt on liiga ja elu olnud. Mida oleks Eestil Ukraina sõjaolukorrast kriisivalmiduseks õppida? Sealt on väga palju kahjuks on see, jah, ta ei ole nii kauge, aga õppida on meeletult palju. Ja kõige esimene asi on, mis on see, et tavaliselt ka näha, et omavalitsused, kui kriis tegelikult välja kuulutatakse, siis nad lähevad natukene paanikasse. Tehku seda stopp-märku, istug maha korra ja hakaku normaalselt tegutsema. Et Ukrainas on sellega küllalt hästi hakkama saada, aga ikkagi sealt on õppida üks asi. Ära looda kellegi teise peale, looda iseenda ja oma pere peale ja mõtle see asi läbi, kuidas sa saad aidata. Et need on, mis omavalitsus saavad teha, on ju suurtele rahvastele niimoodi, et aga oma peret saab ikka ise võida. Ja mis on 3 sellist A ja O asja kriisiolukorrast, mida iga inimene, kaasa arvatud iga noor peaks teadma? Väga lihtne. Inimene. Kõik, mis on inimesel eluks vaja. Ma ei mõtle praegu, et telekas peab olema. Aga mis on vaja? Õhk,
vesi, soe, külm, noh, mõnikord on külm, suvel on vaja külma. No ja kõik. Ja kui on inimeseks vajalikud asjad olemas, siis ta elab kõik asjad üle. Ja kodu võib-olla. Kui ellujäämisinstruktori juhendamine ja meie esitlused tehtud said, oli aeg panna end proovile ka laskmisharjutustega. Täpsemalt proovisime kätt sportpüssiga laskmises. Vaatame, kas minu varasemast Kaitseväe ja Liisa lasketiiru kogemusest ka kasu on. See oli parem. Alguses oli väga stabiilne. Nüüd hakkab veits ebastabiilseks muutuma, on niisugune tunne. Kuidas viimane laskmine läks sul? Minu meelest oli ülilahe, ma ei ole kunagi varem enne seda laagrit püssidega lasknud, aga see on tõesti vinge kogemus, et palju lihtsam, ma ütleks, kui ma oleks oodanud, aga väga eriline tunne on lasta relva, teades, et sellega tapetakse inimesi. Ma olen varasemalt ka lasknud ja käisin isegi trennis. No eelmine kord oli nagu rohkem närvi sees, sest ma polnud kaua lasknud, aga seekord ma mõtlesin ja nii-öelda keskendusin sellele, mis ma teen ja ma arvan, et mul läks päris hästi, sest mulle meeldis see. Kas selle teadmisega on sul suurem huvi ka Kaitseväkke minna? Jaa, selles mõttes, kui ma olen juba proovinud seda, siis kindlasti mul on tekkinud suurem huvi veel seda edasi teha. Tegevteenistuses jätkata? Jaa, ma tahaks minna Kaitseväe Akadeemiasse, et seal siis ohvitseriks saada. Suured unistused. Jah, ma loodan, et see laagris käimine kindlasti aitab seda ja usun, et see tuleb väga kasuks. Ma arvan, et kindlasti. See tundub päris huvitav koht, kus ennast nii-öelda arendada. Mille poolest? Kuna ma olen kodutütar, siis mulle meeldib kõik see, mis seal toimub, loodus ja üleüldse see on väga äge nii-öelda koht ja väga ägedad inimesed on. Mis selle laagri kõige meeldejavam hetk on siiani olnud sulle? Siin on kaks erinevat poolt, üks on see sotsiaalne kindlasti, mis on väga meeldejav, aga võib-olla laagri kontekstis tähtsam on isegi loeng, mis rääkiski Kaitseväe Akadeemiast ja kõigest sellest, et kuidas seda saada ja mida seal valida. Ja mis sinu jaoks ikkagi on siis number 1? No, me oleme siin Elvas, käisime just ujumas ja hüppetornist alla hüppamas ja see oli ikka väga kõva. Õppisime täna koos noortega Riigikaitse suvekoolis, kuidas olla kriisiks valmis, kust leida kriisi ajal infot, kust saada vett ning kui palju toitu peaks kodus varutud olema. Lisaks sellele käisime ka laskmas, millega mitu päeva harjutanud noored said tunduvalt paremini hakkama kui meie. Rohkem infot kriisivalmiduse kohta leiad Ole valmis äpist ja veebilehelt kriis.ee.